Hei, ma olen Rasmus, 19, igapäevaselt tegelen ettevõtlusega ja täna ma räägiks natuke lähemalt, kuidas ma jõudsin Jumala juurde ja milline on minu teekond sealt edasi olnud. Kui ma olin selline 12-13, siis mul oli võib-olla päris palju küsimusi maailma kohta ja ka Jumala osas. Ja ükskord ma sattusin sellest lähemalt rääkima oma sõbraga, kes oli just saanud kristlaseks ning ta kutsus mind kogukonda ja see oligi 2020 aasta kevadel. Ja seal sain inimestega nendel teemadel lähemalt rääkida ja leidsingi, et Jumal on maailma loonud ja tema jälgimine on ainuõige viis. Ja sealt edasi saingi ristitud ja päästetud. Ja mis ma terve enda selle usuelu jooksul olen näinud, võib-olla see tuli ka minu ellu hästi sellisel olulisel ajal teismee alguses, et kõik sellised elu suuremad otsused või sammud, ka kõik see, millega ma praegu tegelen, on tulnud koos Jumalaga, mille eest ma olen väga tänulik. Ja mis ma jah, sellel teekonnal olen näinud, ongi, kui oluline on järjepidev palve ja et kui midagi on Jumala plaani osa ja sa selle eest järjepidevalt palvetad ja tõesti usud, siis see tuleb ka tõeks. Ja sealt võib-olla tulebki minu lemmik piibli kirjakoht ja võib-olla ka kõige kõnekam piibli kirjakoht minu jaoks Matteuse 7.7, kus siis räägitakse, et paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Ehk siis tulebki olla järjepidev ja kui sa õiget asja palud, õigele uksele koputad, siis Jumal ka selle annab ja avab ka õiged uksed. Nii et kui sul on Jumala osas küsimusi, soovitan kindlasti kogukonda tulla, et neid lähemalt arutada. Ja kui sa oled juba usus, siis soovitan palves järjepidev olla. Tšau.